Histogrammi tegemiseks peab meil olema andmed menüüs Data Analysis nupp. Juhul, kui seda ei ole, siis tuleb võtta fail suvandid, lisandmoodulid, halda Exceli lisandmoodulit vajutada mine ja teha linnuke analüüsi tööriistapakett ette. Kui Data Analysis on olemas, siis valime siit histogramm ja okei. Input range tähendab sisendandmeid. Kui me teeme histogrammi õpilaste kehakaalude kohta, siis need kaalud on sisendandmed. Klikin, Ctrl, Shift ja nool alla või hiirega lohistades tuleb kaalud ära märgistada. Lähen nüüd pin range taha kasti. Pin range on vahemikud. Ja vahemikud on mul selle koha peal. Märgistan ära. Kuna ma märgistasin mõlemal juhul pealkirjad kaasa, siis ma teen linnukese labels ette. Niiviisi ei saa, et ühel veerul märgistan pealkirja ja teisel ei märgista. Sellisel juhul tuleb mul veateade. Siis ma teen linnukese output range ette, klikin siin valges kastis ja otsin tühja ruumi. Et siia tuleb mul uus tabel. Ja teen ka linnukese chart output ette, et saada histogrammi joonist. Okei. Tabel tuli siia. Ja histogramm tuli siia. Nüüd tuleb see ilusaks teha. Frekuentsi kustutame ära. Pealkirjaks kirjutame õpilaste kehakaalud. Võib panna ka kilogrammides. Siia tuleb õpilaste arv. Histogrammil pannakse tulbad kokku. Selle jaoks topeltklõps tulba peal. Vahelaius tuleb tõmmata nulliks. Ja lisame ka andmesildid. Ja proovime aru saada, et mis see histogramm meile näitab. Nii, siin on 55 ja 19 ja kui ma hakkan õpilaste kaalusid vaatama, siis neid õpilasi, kelle kehakaal on kuni 55, 55 kaasa arvatud, on meil 19 ja siin ongi see arv 19. Nii, ma alustan siit 51 hakkas, jah, ma teen vahemikud 50 kuni 19, 50 kuni 55. Nii, siis on 60 ja 25. Kui ma nüüd edasi vaatan, siis edasi 55 ära,
siis 56 kuni 60, 60 kaasa arvatud. Ja siin näen count 25, see on siis märgistus, et mul on märgistatud 25. Et siis kehakaalusid 56 kuni 60 on mul 25. Nii edasi. Siis 60 oli ära, siis on 61 kuni 65, kui ma märgistan ära. 65 kaasa arvatud. Ja näen, et 33. Ja siin on ka näha, et 33. Et see on siis 61 kuni 65. Nii, peale 65 tuleb 66 kuni 70, 70 kaasa arvatud. Ja neid kehakaalusid on mul 20. Nii, et niiviisi need väärtused tulevad, aga nüüd me saime süsteemile pihta, et siia läheb siis 71 kuni 75. Siia läheb siis 76 kuni 80. Siia läheb 81 kuni 85. Ja siia läheb siis üle 85. Ja sellest histogrammist peab aru saama niiviisi, et õpilasi, kelle kehakaal jääb vahemikku 50 kuni 55 kilogrammi, on 19 treeningutabelis. Õpilasi, kelle kehakaal jääb vahemikku 56 kuni 60, on 25. Neid, kelle kehakaal jääb vahemikku on 61 kuni 65, on 33. Neid, kelle kehakaal jääb vahemikku 66 kuni 70, on 20 ja nii edasi.